Tere jälle, hea Kuku kuulaja! Siin Kuku raadio otsesaates on täna selle aasta 28. päev. Jaanuar hakkab lõppema ja kui täpselt ümber arvestada, siis ilmselt 27. päev läksin juba ähmega sassi, aga see pole peamine. Aasta lõpuni on oi kui palju selle eest neid päevi. Ja kui kunagi päris kindlasti tulevad maailma lõppu mitte arvestada, siis lõppu meie ümber midagi eriti nagu näha ei ole ka. Kohe hakkab mingi uus asi peale ja mõnikord on nad vanaga lausa topelt ja kõrvuti. Muuseas, raadiotega on täpselt sama lugu. Eetris ei tohi üle mõne sekundi pausi teha, muidu arvab kuulaja, et toimetajal läks okas kurku ja ta keerab järgmise jaama peale. Neid ju ka samaaegselt kõrvuti kogu aeg valmis endast teada andma. Üheks niisuguseks Kuku raadio kõrval on Tallinnas asuv Nõmme raadio, üsna kummaline asjandus ja üsna kummaline on ka tema pealik. See pealik siin täna Kukul külas ongi. Nii et hea kuulaja, täna saate ühe elektrihinnaga 2 raadiot korraga. Tere tulemast saates, Margus Lepa. Tere maailm siit Kuku raadio mikrofoni kaudu. Just. Seda peab aeg-ajalt kordama, et rahvas segadusse ei laskuks ja ei arvaks, mis pagana jaama peale ma nüüd ometi siis keerasin. Aga küll me jõuame sellest veel pikemalt rääkida. Ma oma eeljutus siin mainisin ära vähe kohmakalt päris kindlasti tulevat maailma lõppu. Hiljuti üks sellelaadne asiotaaž möödus. Mis mulje ka sina ootasid järjekordset maailma lõppu, kas kogusid tikke, soola ja taskulampe, naersid, nutsid või olid raevukas? Maailmas räägitakse nii palju asju, et kõigele ei jõuagi tähelepanu pöörata ja täpselt samamoodi läks see maailma lõpp, isegi selle maailma lõpu mõnitamine ja väljanaermine minust küll mööda. No las olla, inimesed usuvad kõik võimalikke asju, kas ma siis peaksin ütlema, et ärge nüüd seda uskuge midagi muud? Ei, sa ei pea midagi ütlema, ma lihtsalt küsin, kas tuleb või ei tule? Varem või hiljem mingisugune suur muutus tuleb kindlasti, aga ma kardan, et meie sinuga osaleme selles niisuguses vormis, et ei tea. Nii et hirmu sul selle ees ei ole? No hirmu, egas täiskasvan mehel saabki üks ainuke hirm olla ja see on hirm, et ma võin kartma hakata. On sul see hirm olnud või on ta peal või võib ta peale tulla? Ei mõtle selle peale. Selge. Siis on maailma lõpp paika pandud. Margus, sinu häält on kuulda päris palju, aga enamasti ikka ainult nii-öelda oma kaevikust, ehk siis Nõmme raadio toimetajana. On sul seal hea olla? Väga suhteline küsimus. Kui ma saaksin olla mitmes kohas üheaegselt, siis ma võiksin neid hetke, kuidas öelda nüüd, mõnutundeid võrrelda, aga ma ei mõtle selle peale, see on, vaata, Jüri. On inimesi, kes ütlevad, et mina olen niisugune inimene, mina teen niimoodi, mina otsustasin nii ja ma olen väga rahul, et mina olen niisugune inimene, nagu mina ütlen. Selles kõiges on liiga palju mina, aga maailmas elamine, see peaks olema just nimelt selle mina unustamisega seotud, sest kui sa unustad oma mina, ei vihasta sa naljalt kellegi peale, ei ole ju mõtet vihastada, isegi kui sulle tehakse sigadusi, tegelikult hakkab teinekord sigaduse tegijast natukene kahjugi, sellepärast, et ta enda meelest on nii vägeva asjaga maha saanud, ta on nii võimas, ta nii naudib oma mina võimsust, aga ikkagi on kahju. Väga ruttu läksime praegu filosoofilisele poleemikale ja julgesin siiski küsida, on sul Nõmme raadios hea olla? Sa ütlesid, see on suhteline küsimus. No on ju hetke, millal sul hea olla on? Ma ei oska seda hea tarbida, ma ei oska sellele küsimusele vastata, sest kui ma olen, maailma kõige parem tunne pidi olema siis, kui valu järele annab. Jaa, see pidi lausa õnn olema. Aga jah, kas sul on hea olla? Võib-olla on, võib-olla ei ole. No halb küll ei ole, sest muidu ma ei tuleks sinna kohta, kus ma parasjagu pean olema. Teisest küljest minnakse just sinna, kus on halb, sellepärast, et kui sa suudad seal midagi ära teha, siis seal ei ole enam halb, mis ei tähenda, et sul juba hea on. Nüüd läks Kortšaginiks kätte. Olgu peale, kirjelda mulle ühtema tööpäeva, kui sa vähegi saab. Kuidas see käib? Kui nüüd hakata süda eest peale, siis umbes niimoodi, et traditsiooniliselt üritan ma südaööl magada. Nii. Kuni umbes 3-4, siis ma tõusen korraks üles, viskan pilgu uudistesse, näen ühte-teist, panen mõne lingi kõrvale ja siis magan kuni
ütleme veerand 7, poole 7. Tõusen, käivitan kohvimasina, vesi hakkab keema, selle ajaga on hambad pestud, riided seljas, saapad jalas ja siis ma kallan keeva vee kohvitassi. Et noh, see on see vanaaegne, kui sa mäletad, Armeenias tehti neid Türgi kohvikopsikuid niisugusi. Vaat sinna. Noh, pärast seda süüakse, poiss tuleb teinekord üles äratada, mõnikord tõuseb ta ise, mõnikord tuleb ja teeb märkuse, et mis sa täna teist korda ei tulegi äratama või. Ja siis ma sõidan raadiosse, järgneb noh, mis seal siis ikka järgneb. Mis kellast keskmiselt see raadioeetri nupuklõps käib? Ei, see käib üks kord päevas otse-eetrisse minnakse, praegu isegi veel natuke teises režiimis, aga põhimõtteliselt otsesaateid on üks, sellepärast et langeva iibega riigis ei ole saatesse nii palju inimesi enam tulemas, isegi enesetappude arv väheneb katastroofiliselt, pole enam, kes äragi tapaks. Ja eks siis käib salvestamine, monteerimine kuni kella 12 tavaliselt uudiste kiskumine, eelmisel nädalal näiteks sain uudise, mida meil ei ole veel kajastatud, aga Hiina keelne hieroglüüfidega kirja pandud ajaleht ütleb, et Hiina vägede ülemjuhataja andis korralduse valmistuge sõjaks. Ja küsimus on praegu, kas Jaapaniga tuleb pisikene konflikt või tuleb täismõõdus sõda. Üllatav, üllatav. Enne, ja sealt hakkas sinu päev pihta ja Umbes seda niimoodi, Hiina uudiste näiteks siis mujal ei ole veel levitatud, aga Nõmme raadio kuule Hiina uudis on siiski minutis üleval. Ahah, juba on. Ja. Läheb siis sõjaks või ei lähe? See sõltub juba hiinlastest. Muide, kas sa tead, kui suur on Hiina naiste armee? Ei tea. Hinnanguliselt 5-7 miljonit inimest rohkem kui Ühendriikides elanikke. Aga küsiks siis pool vene keeles pritšomtud naised. Mille puhul naised? Mis see tähendab? Ju siis see on Hiinas kodanikukohuse täitmise erivorm. Seda ma olen kuulnud, jaa. Ja näed meilgi ju ja Ameerikaski ja igal pool. Margus... Ja muidugi, kui ma tohiksin siia sõja koha pealt veel öelda, Ütle. Nädala lõpus meie kaitseminister ja veel paar tegelast rääkisid siin arengukavadest ja 2 korral käis pehmendatud sõnastuses läbi see, et kuna meie sõbrad valmistuvad sõjaks, siis peame seda tegema ka meie. Ma ei taha öelda, et seda tuleb käsitleda nüüd kui ohusignaali, aga on asju, mida viisakuses siiski nii lapsuslingve ehk siis keele vääratuse või lapseliku sõnastusega välja ei öelda, mõni võib aru saada teie plaanidest, lugupeetud riik. Ma ütlen meelega lugupeetud mineviku vormina. Ja sa pidasid praegu Eesti riiki silmas ja tema juhtide välja öeldud plaani. Ja. Nii, oleme väga lähedal riigi kukutamisele, aga me ei jõua sinna. Täna on pühapäeva pärastlõuna ja meil on külas Margus Lepa ja saatejuht püüab tema käest üht-teist teada saada, sest et ennäe, aastakümned on mööda läinud, aga külaliseks ei ole sa kuidagimoodi jõudnud, kas ei ole tahtnud, milles ma isegi enam-vähem näen tõde. Tõde on selles, et keegi ei ole kutsunudki. Ahah, no näed, enne mind esimest siis. Jah. Kuidas sa täna ära said Nõmme raadiost, mis seal praegu toimub? Me ei hakka keerama ega näitama, aga... Igas keskmises raadiojaamas on aparaadid, näiteks Nõmme raadioprogrammi annab eetrisse niisugune Ameerikast ostetud õilis arvuti sisu nagu Raduga. Jah. Enne. Ja see Raaduga valib ise kõllid, saated, paneb täpselt järjekorda ja kõik tuleb eetrisse mürinal. Enne saadet sa küsisid minu vene lembuse kohta ja ma ütlesin, et ei ole siin mingit vene lembust, lihtsalt aastat 13-15 tagasi tuli grupp vene poisse ja tahtsid kangesti, noorte muusikat, siukest trumm ja bass, tahtsid seda teha ja nüüd üks nendest, see, kelle peale ma nagu kõige vähem lootsin, see on jäänud tegema, kell 7 õhtul paneb tema oma Pjesni ja Žizni mängima, ilusad sisulised laulud, kui sa ise oled ka seda kuulanud, võib-olla need on mõnusad värgid eesti keeles, midagi taolist ei ole. Ja vaata, ega tema ju ka käib võib-olla korra 2 kuus. Ta paneb paika oma programmid. Kui tal oli see trumm ja bass, siis oli tal umbes 500 lauseröögatust, mille arvuti juhuslikkuse alusel võttis ja lükkas 2 pala vahele ja kõigil oli mulje küll mees stuudios kütab. Tegelikult praegu inimest ei olegi nii väga vaja. Uksed on lukus Nõmme raadios praegu? Ja loomulikult. Ja töö käib?
no muidugi. Elagu masinad. Tuleme tagasi siiski sinu isiku juurde, Lasnamäe raadio olla praegu lukus ja peaasi, las töö käib, meil käib ka siin töö, aga stuudios on vähemalt 2 inimest, kui meie võluvat produtsenti mitte arvestada. Nõnda siis, tuleme kurikulumi juurde, ehk siis sinu eluloo juurde, vaatasin järgi 1953, polegi enam nii nooruke. Ei ole. See on siis juba 60 see aasta või? Võimalik. Jah. Jälle üks asi, millele ei ole mõtet tähelepanu pöörata, sest see tuleb täiesti loodusliku rada pidi. No ikka võib tähelepanu pöörata, sünnipäeva peale õnne soovida, muuseas 7. oktoobril võite seda Margus Lepale kõik teha. Nii palju samal ajal võiks ju meenutada, et samal päeval sündis Saksa Demokraatlik Vabariik, Raimond Valgre ja kindlasti on palju väärikamaid nähtusi. Kindlasti, nende hulgas ka sina. Niisiis, sündisid täpselt, me sinu ema sünnitusvalusid ei tea, aga me teame su ema, lugupeetud näitlejanna ja kah kas või juba selle poolest kuulus, et sai hakkama sinusuguse pojaga. Su isast ei tea me midagi, vaatasin järgi, oli tõlkija. Vastab tõele? No kindlasti ta tõlkis midagi, vaata, ma lugesin Kuku raadio lehe pealt, et täna on saatekülaline näitleja ja nii edasi mina. Jah. See on niisugune värk, et eks paljud on ju korra virvendanud kuskil ekraanil, aga ega nad sellepärast näitlejad ei ole. Näitleja on ikka rohkem see, kes elatab ennast püsivalt sellest tegevusest. Nii ja naa. Samamoodi tõlk, kindlasti mu isa tõlkis midagi. Mis keeltest? Jumal seda teab, aga arvestades, et ta viimase sõja otsa oli Nõukogude armees, siis võimalik, et vene keeles. Palju sina teda mäletad? Ega eriti. Ma tean, et me töötasime ikka päris pikka aega koos filharmoonias, aga me kohtusime ühe korra trepi peal ja rohkem mitte. Temagi oli vist sündinud 6. või 7. detsembril ja aasta oli vist 1917. Need on tema daatumid. Mida? No väidetavalt, kui ta kuskil sai, tal õnnestus jääda pommitamise alla ja kaotada hulga verd, siis tema vereprotsent püsis päris kõrge, tõenäoliselt olen midagi sealt oma saanud ja ega ma ei oska ta kohta midagi öelda. Jah, ta tegeles Gustav Ernesaksa arhiivi korrastamisega, ta laulis meeskooris. Mul on mõned tema pildid ja geeni all hakkasin suhtlema ka inimestega ja tegelikult temapoolset suguvõsa saab kirja panna tükk maad kaugemale kui minu emapoolset suguvõsa, mida ma olen ka üritanud küllaltki kaugele kirja panna, aga no see ei ole ka mu põhitegevus. Aga emagi avastas, et perekonna piiblist, mingisugune väga vana eksemplar näeb välja nii nagu ikka kohe väga vana piibel, sellest on keegi paraja portsu lehti välja lõiganud. Ju siis oli tarve? Ja ju siis oli, jah. Millal su isa siit ilmast lahkus? Ma ei oska seda päris täpselt öelda, aga teoreetiliselt ta ei elanud oma 80. sünnipäevani, mida ta olevat väga oodanud. Selge. Rahud oma võrmule, läheme edasi ja antud juhul me uurime ikkagi sind ja sinu elulugu. Tuleb välja, sa oled muusikakoolis õppinud. Jaa, kontrabassi. Kontrabassi? Ainukese pillina kontrabassi? Jah. Päris kihvt pill ju. Ei no väga kihvt pill, aga vaata, kui see sving sul välja ei tule, siis kuskil niimoodi sokutada ennast, et näe, mina olen ka pildi peal seal 12. rida paremalt 9. See on võib-olla üks vähestest kohtadest, kus auahnus ületas küündimatuse ja ma loobusin. Mitu aastat sa õppisid kontrabassi? Ikka õige mitu. Aga see on ka... Keelpilline vist on ette nähtud muusikakoolis 7 aastat õppida, või 5? See on, vaata, kontrabassi ja viiuli erinevus on tohutu. On ja mitu anekdooti on selle kohta? Saab niimoodi suhteliselt rahumeelselt. Ma olen kindel, kui sa täna alustaksid, siis nädala pärast võiksid sa mängida juba ühe 45-minutilise ploki kaasa küll. Kui just ei ole väga nöökhelistikud, mis käe ära piinab. No sa ikka ei oskasid mängida? Kui sa ikka väga mitu aastat õppisid? Ma põhimõtteliselt tean, kuidas seda tehakse, ise asi, kuidas see mulle endale välja kukub. Nüüd sa ei ole tükk aega enam nii suurt pilli kätte võtnud? Viimati vist kadunud Jan Ahmet kutsus mu salvestusele, sest kuskilt lekkis välja, et ma seda pilli natuke jagavat ja siis ma mõnes loos seal tegin pumps, aga see ei ole midagi erilist. Sinu pika kasvuga tegelikult päris sobilik pill sulle ka? Võimalik, aga eks kontrabass ole ka erinevas mõõdus. Seda ka. Muuseas, sa oled ka veel peale musikaalsete
töö või õpikohtade olnud pisut vähem musikaalsemas keskkonnas, täpsemalt numbritehasest Dvigatel. jaa. Kohe Слесарь, котельщик, 4. разряд ja värava propuski number oli A286. Umbes samal ajal oli kadunud Alender, kärujuhtide brigadier. samas. Jaa. Kas mitte sinu kursakaaslane? Jaa. 2 lavakapoissi olid siis korraga Dvigatelis tööl? No sisuliselt ühel ajal ma vist isegi korra nägin teda, aga tema oli, kärumehed käisid nii-öelda valgete inimeste sööklas. Aga meie olime ju niisugused rabotjagad, et kui valge inimene tuli vastu, siis brigadir ütles, et siis sina lähed teise tee ääre poole, et sinu tolm talle peale ei läheks. No ega tsehhist üldiselt välja ei lastud, aga peab ütlema, et see oli huvitav. Oot, tõlgi eesti keelde ka oma tolleaegne Dvigateli amet, mis oli siis mingi? 4. kategooria luksepp, katelsepp. Noh, keevitaja paberid vist sain ka, seal ma päris kindel ei ole, keevitada igal juhul tuli ja Treipingi taga pidid ka olema? Ei, treimine on ju kunst. On juba Slessari kui treial või? No seal olid igasugused nimetused, aga treimine, see on kunst. Treipingid olid jah, tsehhi ühes otsas. Omandasid sa seal mingisuguse oskuse siis ka või? Mingi 4. kategooria või mis seal oli? Jaa, loomulikult. No see on ju miski kõva sõna või? Ei ole, need kategooriad hakkavad alt üles. Mul on mingisugune 4. kategooria kokapaber ka olemas Nõukogude armeest, aga see 4. kategooria kokal näiteks on enam-vähem nii, et sa tohid iseseisvalt koorida kartulit, nii et ülevaataja ei pea silma peal hoidma, et sa kogemata kartulite koorimisel endal kõri läbi ei tõmba või midagi taolist. Miks sa Dvigateli tööle läksid? Eks see oli sõjaväest viilimise moment. Numbritehas andis selle jah, kuigi bronni mul ei õnnestunud seda vist isegi tehase ettekäändel kasutadagi. Sõjaväest sa ei pääsenud? Ei pääsenud, aga ma ei tahtnudki täielikult pääseda, ma tahtsin pikendust ainult selleks, et minna lavakasse. Ja lavakas oli ainukene koht, kuhu üks kaugõppe keskkooli lõpetanud suhteliselt stabiilselt 3-line jeekim võis sisse saada. Sest seal oli natuke teistmoodi. Miks sa kaugõppe keskkooli lõpetasid? Ei meeldinud korraline keskkool? Jah, ma õppisin Tallinna teises keskkoolis ja sealt siis sai ära tuldud ja siis oligi paralleelselt muusikakool ja kaugõppe ja tead, noore inimese ajutegevus. Umbes mis aastad olid? Näiteks kui sa keskkoolist ära tulid, siis teoreetiliselt ma oleksin vist pidanud lõpetama 72, aga lõpetasin vist 73 ja 74 alles võeti kontsi vastu ja vaata see kontsiga oli ju ka niimoodi, et kui ma nüüd oskaksin öelda, miks ma sinna läksin. Sellepärast, et ega nii-öelda näitlejaks saada või näitleja olla ma ei ole nagu tahtnud, esimesed ülesastumised olid ju hiiglama ammu 50ndate lõpus Eesti Televisioonis koos Heini Truiga koos seal, muidugi otse, mitte mingit salvestust, midagi, ja nii, et võiks öelda formaalselt, et seda staaži nagu on, ainult et see ei ole staaž, kui sa nii juhuslikult satud siin kaadrisse, juhuslikult seal. Ja nii nagu Dvigateligi minek. Ega mul Dvigatelis endas suurt kasu ei olnud, välja arvatud töökogemus, see, et vara pidi kohal olema, see, et Dvigatelis tunti kella vastupidiselt legendile, et venelasel on, ma ei hakka sõna kordama, väga moodne sõna, eesti keelde juba juurdunud, mõni arvab, et see ongi eesti sõna. Ja mulle meeldis seal omal kombel. See oli konkreetne töö, sa nägid konkreetset tulemust, seal oli nii meeletu lärm, et sul olid kõrvaklapid peas ja sul oli meeletult palju aega mõelda igasugustest imelikest asjadest. Olite teil Hendriga 2 eestlast seal või oli mõni veel? Me ei puutunud kokku. Kindlasti, oli muidugi. Oli eestlasi? Jaa, vähe, aga neid oli. Meie tsehhis vist koguni 2. Ja lavaka koha pealt ma tõesti ei oska öelda, jah, ma läksin sinna. Sõjaväkke kukkusid sa pärast lavakunstikooli? Jaa, mul oli sõjakomissariga härra Heinaga kokkulepe, siis ta oli muidugi seltsimees, et ta andis mulle pikenduse, pool aastat, ja ütles, et kui sisse ei saa, tuled kohe. Kui sisse saad ja lõpetad, tuled kohe pärast lõpetamist. Ja kui sai niimoodi kokku lepitud, loomulikult ma läksin. Aastaks? Ei, täispikk. Aga pärast kooli nagu sai mitte konts, ei oodotut, ma tegin sama kooli läbi, anna andeks, et ma vääritu isiku praegu mängu toon, aga 75 kukkusin mina sõjaväkke ja aastaks, sest mul oli kõrgharidus. No huvitav, kuidas sina said lühemalt kui mina? Ma sain aastaga hakkama. Ja sa istusid 2 aastat? Ei, ma istusin 1,5 natuke väikse lisaga.
Ma tulin 80. kevadel. Kus sa olid? Valdai Vazvõšennast muide ja ainukene Vazvõšennast, mille tipus on soo. Oota, kus sa täpselt asub, Valdai? See on kuskil Tallinna ja Moskva vahepeal. Kõlas nagu Leedu nime moodi, aga Novgorodskaja oblast. Mis sa tegid seal? Alguses sai mindud tegelikult Leningradi Sertolovosse. Siis seal oli ka härra Jaan Voltri, selgus, et ega me tanki ei mahu küll, tema oli minust veel pikem. Ja siin on ja siis kupatati meid lahku ja mina sattusin 3-kohalise numbriga väeosasse ja ei olnud väga hull, omamoodi tore. Midagi mälestusväärset ei ole peale ühe kaunis kohutava jooksu, see oli umbes kilomeeter, minu meelest kõvasti pikem, aga kui öeldi, et see on täna meie kilomeeter, siis see on. Igasugu kola oli külge riputatud ja gaasimask vist veel peas ka ja ja ma mõtlesin, et pingutan siis alguses natuke nagu nii poole peal kukun kokku. Ja kuskil poole peal hakkasin kuulma, et ei ole nagu teiste kaabjaplaginat eriti kuuldagi. Aga viimastel meetritel üks Ukraina poiss läks vägeva sammuga mööda. Aga pärast seda jooksu, miks see nii mälestusväärne on, ma ikka köhisin oma sisikonna välja küll. See oli nii jube. Me jääme praegu sõja juurde pidama, sellepärast et kell on nii palju, et meil on täielik õigus ja vaatad isegi kohustus tulla pisut musikaalsemate teemade juurde. Sina tõid täna imeväikse mälupulga peal kaasa päris mitu lugu. Neli, nagu sa ütlesid. Mäletad sa mälu järgi, mis see esimene võiks olla ja miks ta just see on? Mina ei tea sellest midagi. Esimene on, kui ma õigesti mäletan järjekorda, siis loo pealkiri on vist Ida ja Lääs. Laulab üks härra kitarrisaatel, selle ma salvestasin diktofoniga tegelikult, aga see laul on väärt, et seda kuulata. Kes laulab? Sa ei taha öelda? Ma tahaksin, aga ma ei suuda praegu meelde tuletada. Mis keeles? Räägi veel. Loomulikult eesti keeles. Mitte keeleseaduse. Ja tal on meile sõnum, jah? Tal on oma seisukoht. Põnev, kuulame. Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ja laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänd. See laiguke olla võib kale, võib olla kui kajatu hõik, kuid meie ei vajagi enam. See laiguke meile on kõik. On ajuti kõik nõnda segi, et rahvas ei mõistagi end ja võõraste sõnade nimel poob vennakse kõlkuma vend. Siis ajuti oleks kui selgem ja just nagu teiseks me saaks, kuid midagi iial ei muutu, sest maa jääb meil ikkagi maaks. Miks nutta, et meid on nii vähe ja sestap ei parata või, et röövlid meid tihti on ülgind ning alandand võõraste võim. Ja sõdu on löödud küll viltu, jääb närima kahetsusmõrd, sest needki, kes viidi, jäid siia ja viia neid keegi ei või. Nad kõngesid kusagil kaugel ja krahmas neid vaenune liiv. Me mõtleme neile veel vähe, kuid hinged neil hulguvad siin. Nad sosinaid saadavad sajus ning rajudes röögivad viit, et pole me idast, ei läänest, et oleme päriselt siit. Päriseks siia ka jääme ning naerame mõlemat kaart, sest kodumaaks meile on
on saanud see kuulnutest nõiutud saar. Mis sellest, et ida on röövel ja lihvitud röövel on lääs, kui maapind täis askust jääb meile ja seda ei anna me käest. Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ning laiade soovide vahel vaid laiguke meile on jäänud. Hea kuulaja, te kuulete Kuku raadiot ja Kuku raadio saadet Kukul külas ja külas on täna Kukul Nõmme raadio toimetaja ja hääl Margus Lepa. Niisiis ärge ehmatage ära, kui te kuulete tuttavat häält hoopis teisest jaamast. Võib-olla tulete te ka ise ka selle peale, et tegemist ei ole Nõmme raadioga, sest Margus Lepa räägib iseendast täna küsimustele vastates muidugi oluliselt rohkem, kui ta iseendast Nõmme raadios räägib. Meil hea küsida, temal veel parem vastata. Vaata, Margus, nüüd ma küsin ühe asja ja selle peale sa võid teha nägusid, võid mitte teha, aga ma esitan mingil määral isegi postulaadi. Ma arvan, et sinu ajaks oli üks teatud Eesti mustvalge kultusfilm saatuslik. Ja see saatuslik ei tarvitse olla väga suure S-iga kirjutatud. Kuidas sa kommenteerid seda minu kohmakat lauset? Ega ei oskagi kommenteerida, inimestele meeldib. See pani su kuidagi paika ja iseasi, kas paika panek ja paigas olek just mõnes mõttes küll, sellepärast, et eks see andis oma panuse ka sellele, et minust ei saanud näitlejat. Rikkus ära? Kas nüüd rikkus ära, aga võib-olla välistas lihtsalt igasuguse muu töö ja vaata see näitleja töö, sina tead sellest tükk maad rohkem, kuidas inimene võiks seda tööd tehes areneda ja nii edasi. Mul jäi see kõik saamata ja nii kummaline kui see ei ole. Ma ütlesin, et kui ma kontsi läksin, siis ega ma ei oska väga põhjendada, miks. Ma õppisin seal küll ühte teist. Tähendab, ma märkasin asju, millest elus võib olla kasu ja ma olen neid asju ka rakendanud, näiteks Kalju Orro ja Tõnu Saare lavakõnetunnid, mõneti ka Karl Adra ette näidatud asjad. Seda kõike annab kasutada, aga millegipärast ma arvan, et see, mida tehti lavakas, see oleks pidanud 10. klassiks juba selge olema. Ja mõtlema seal oluliselt ei õpetatud, kuigi jah, ma lugesin seal igasuguseid imelikke raamatuid. No haridus ju anti ikkagi. No haridus, mis asi anti? Kas mulle anti haridus või mulle anti, et ma olen atestadi järgi master hudожественного слова? Ei, ma ei pea silmas nimetust praegu. Sul anti võimalus lugeda antiikkirjandust, vene kirjandust, eesti teatrit. Millise seadusega oleks võetud minult ära õigus lugeda eesti kirjandust, vene kirjandust, antiikkirjandust, kõike muud? Miks praegu on tasuline haridus see, mis koosneb tegelikult tasuta raamatukogu ja ärme tuleme praegusesse aega, räägime tollest ajast 70-ndate hakk. Ma pean kihla, et Tallinna Polütehnilises instituudis tudengid lugesid antiikkirjandust oluliselt vähem kui konservatooriumi lavakunstiga teedes. Ma ei taha praegu tipikatele liiga teha. Ma pean kihla, et see on praegugi nii. Mina ka. Ja ikkagi tuleme tagasi minu küsimuse juurde. Mida sa tundsid sel ajal, kui lõpuks pärast hoolikat ja pikka kammi Kruusement just nimelt sinu sisuliselt üheks kultustegelaseks valis ühes Eesti kultusfilmis, mis sulle, nagu ma ennist ütlesin, vaata, et saatuslikuks sai. Oli sul siis hää olla tükk aega Palamusel või kuidas seda kohta Paunveres nimetati? See oli teistmoodi elu, teised tegevused. Ka õpetas sind või? No loomulikult, ega iga asi jääb ju natukene külgi, igast asjast saab targemaks, iga asi arendab, kui sa suhtled erinevate inimestega, no tõepoolest, kui nüüd meenutada näiteks seda kevade aega, siis võiks ju läbi 3 filmiga kirjeldada, kuidas iga filmiga muutus näitleja osatähtsus väiksemaks ja eelarve oma suuremaks, kuidas siis, kui oli sügis, siis ainuüksi
kaamera rent oli juba nii kallis, et vaata, et filmi eelarve läheb selleks, et meie tekkivas liberaalses turumajanduses üks iseseisev majandusüksus saaks võimalikult rohkem kasumit. Kõik need olid ohumärgid. Aga jah, see oli sügise lõpp, kui oli enam-vähem selge, et Tallinn film välja ei vea ja selle kursi peal ei vea välja ka Eesti Vabariik. Sel ajal sai päris palju käidud esinemas ja muide sellest ajast on pärit ka see, mis on Kanal 2 Reporteri lõpus. See ilus, et kui te arvate, et see on hea, helistage selle numbri peal, kui te arvate, et see on halb, helistage teise numbri peal, mõlemal juhul te maksate. Aga see oli üks laulupeo kontsert, kui ma tegin kontserdi lõpus Raimo Aasa ja kellega kõik seal veel me esinesime, palju rahvast ja tore oli, et kellele meeldis, pange nüüd, lava kõrval on vasakul ja paremal pool prügikastid, kellele meeldis, pange rubla siia prügikasti, kellele ei meeldinud, pange rubla sinna prügikasti. Kuradid panid ka. Nad maksid selle eest, et anda oma rublaga märku, et mulle ei meeldinud või tegid nad niisama pulli, ma ei tea. Aga inimloomus on päris hea hinnang, jah. Mul on õigus välja öelda, et sa mulle ei meeldi, ma maksan selle eest. Aga see on ju kohtusse kaebamise printsiip. Teatud summa eest võid sa öelda teise kohta, mida tahad. Kusjuures sellest kirjutatakse veel lehtedeski. Kevades mängides sa kõige selle peale ei mõelnud. Tuleme ikkagi tagasi selle ilusa kordan taas kultusfilmi juurde. Kuidas sa näitlejana, noore poisina ju ja emast eemal läbi said ülejäänud Paunvere seltskonnaga? Haakusid ruttu? Nii nagu kutsikad omavahel ikka. Kutsikad alati omavahel hästi läbi ei saa. Saavad küll. Saavad. Nad saavad aru, et paratamatult on nad pandud enam-vähem ühele alale ja siis elatakse nii, et kõigil oleks enam-vähem huvitanud. Me mängisime seal palli ja meil oli igasuguseid toredaid üritusi. Jaa, sellest on hästi palju räägitud ka, sellest on Kruusement ka oma no kas just mälestustes, aga vähemasti takajärgi vaatamistes palju rääkinud ja Kadund Laanemets on seda ära maininud ja nii mõnedki teised peategelased sealt. Oled sa analüütik, nagu sa minu arust oled ja üks suur isemõtleja heas mõttes, oled sa kevadest kui sellisest nii-öelda analüütiliselt ka mõelnud? Tegelikult on ta üks kuri raamatest, et sealt kirjeldatakse tegelasi üsna armutult ja võib-olla tänu Lutsu lembusele me ise kodus ei analüüsi edasi. Minul on Kiirest kohutavalt kahju. Kiir elas pidevas stressis ja ta vaese poisikesena ei saanudki aru, millest see stress tuleb. Kas sellest, et tal on paremad püksid jalas, et ta isa on handvärk, et ta saab koolis kogu aeg peksa, et ta oli... Vaata, ega see ju kujundab inimest. Jah, aga samas mina olen mõelnud selle kevade peale, eriti kenasti mõtlesin ma nii kevade kui Tammsaare peale, siis kui räägiti, et internaatkoolid see on midagi koledat inimvaenulikku ja samas Tammsaare, Luts kirjeldavad ju just neid samu internaate kui väga toredaid kohti ja konfliktid on alati. No kas Mauruse koolist väga tore oli, aga nähtus ta oli. No seal oli ka, jätame praegu Tammsaare kõrvale ja tuleme tagasi ikkagi kevade juurde. Tammsaaret me võime pärast saate lõppu mõlemad pisut analüüsida ja tema Mauruse kooli. No me oleme juba parasjagu nii vanad, et me võib-olla isegi suudame seda teha. Ja, võib-olla küll, aga ärme seda eetris teeme, äkki me oleme selleks juba liiga vanad. Minu arust oli Joosep Toots üks mitte Eesti, vaata, et maailma esimesi koolitulistajaid. Praeguseks väga valus ja aktuaalne teema. Seda kindlasti. Ta tõi tuki kaasa, laadis selle eluohtliku sisuga ära ja tulistas sisuliselt ju elamu aknasse. Jah. Ja nii kaugele ta ei mõelnud, kuhu see kuul veel minna võib, aga muidu ohutus, vähemalt filmikaadrit ja ohutus oli tagatud suhteliselt. Seal pidi kuul sees olema, muidu poleks aken lõhkelend ja rentniku karvane rusikas sealt välja tulles, kui mu mälu ei peta, et saadanad või kurradid tapata ju inimesi. Toots oli selles mõttes nagu mingisugune ohtlik esimene pääsuke kooli tulistamise pikas ja kurvas jadas. No nii suurt populaarsust ma nüüd sellele teosele ka ei julgeks loota, et jänkid ja soomlased seda mitte. Aga märk oli Eesti kirjanduses olemas. Pealegi tuleme Arno juurde korraks tagasi. Ka tema oli pidevas stressis.
ta ei saanud ju ka pihta mitte millelegi, ehkki ta oli andekas ja vaikne ja õppimine tuli tal kergelt ja kõik muu, aga ütleme, selliste Kentucky lõvide vägivalla all oli terve rida teisi, Visak, eks ole, keda kogu aeg narriti ju Köstri sohipojaks ja tema püksidki olid Köstri vanadest pükstest tehtud, nagu Toots teadis narrida. Ja eriti nüpeldas ta Kiirt. Kas sa ei ole kunagi mõelnud, et sealt hakkabki inimese, ütleme siis, temperatuur või suhe ühiskonda pihta? Ei oska selle kohta kohe midagi öelda. No, suves sa saad samamoodi? Ja muuseas sügises ka? Vist küll, jah. Aga kui see on elu, siis niimoodi ta on. Sellest punktist ma ei ole kunagi mõelnud, aga tegelikult sul on mõneti õigus, aga kas see ei ole äkki liiga pinnapealselt? Sellepärast, et need allhoovused siin, igasugused konfliktid, kannatab ju see, kes ei oska olukorrast välja tulla. Ja Kiir reeglina ei osanud olukorrast välja tulla. No eks ta omamoodi tuli ka, aga olid olukorrad, mis jõudsid lõpplahenduseni, kuhu nad ei oleks tohtinud jõuda, millest oleks pidanud välja tulema varem. Kevade lõpus igal juhul Tootsi poolse kingitusena on tal ainsana saada üks kena nahatäis tappa. Teistele kingiti igasugu paelu ja asju ja pildiraami ja mida iganes, aga Kiir pidi ikka veel tappa saama. No jah. Kummaline kuju. Ja ikkagi räägime, aga järgmised filmid olid nagu siis, nagu sa vist vihjasid kusagil, et lihtsalt sund või ütleme siis traditsioon või sa ei saanud ju poosetama ja poputama ja keelduma hakata, kui ei saanud. See oleks olnud niisugune väga erilaadne reetmine. Ma ei ütle, et see mingisugust vaimustust esile kutsus nende filmide tegemine, aga ega see ei tähenda, et vaata, kas see oli nüüd Aristoteles, kes ütles, et tark inimene suudab edasi arendada ka neid mõtteid, mis talle ei meeldi. Ma ei taha nüüd ennast ülistada, aga põhimõtteliselt, kui sulle mingi töö ei meeldi, see ei tähenda ju, et sa ei saa seda teha korralikult. Ja. Ma olen sinuga täiesti nõus. Kas võib arvata, et kevade epopöa, mis siis sai läbi aastaaegade suveks ja sügiseks, rikkus ära sinu näitleja karjääri? Ühte süüdlast ei ole kunagi. Inimene võib alati, 3, jah, see on üks siukene hääbuv jada tegelikult. Aga põhimõtteliselt nii totter, kui see ei ole, tegelikult selle kevadega ma saavutasin vaata, et lae, kust enam edasi ei pääse, sest keeled, jah, vene keele ma oleksin saanud omandada nii hästi, et võib-olla Vene stuudiotes, aga eks mul oli mõningaid kokkupuuteid Ukraina, Kiievi stuudioga küll, aga Lääne-Saksa mingisuguse koostöö jupikesega. Ikka tegid kaasa lausa? Jah, tegin kaasa päris tükk aega, aga muidugi need suhtluskultuurid olid niivõrd erinevad. Üks killukene oli veel, kui me Oskar Liigandiga, pean muidugi ütlema, et kadunud Oskar Liigandiga, kuigi see kadunud on meie saates juba nii korduv sõna, et ausalt öeldes tundub, et ring tõmbab päris aktiivselt koomale. Mäletan vanameistrit. Papanovi Beneficis sutsu kaasa, siis kui selgus, et tegemist on rahvakunstnikuga, ma päris täpselt ei mäleta, mis Liigandi tiitel oli, siis ikka niimoodi, kas me peame maestrole takso ette saatma ja niimoodi ja oldi väga üllatunud, et ikkagi narodnõi artist tuleb ise kohale. Ja tähendab, vaata, see on nii müstiline erinevus, et ma kardan, vaatamata sellele, et Leo Mersiniga saime hästi läbi ja suhtlesime sel teemal ka natukene ja tema rääkis, mismoodi tema Venemaale läks filmidesse. Ma kardan, et ma ei oleks sellega toime tulnud. See oli ikka päris võõras. See on filmi näitlemise osa, aga teater? Üks keel oli, see oli emakeelena suus, eesti keel. Jah, seda küll. Lõpetasid kõrgema lavakunstikooli, kui ma eksi vist diplomeetendus oli Klaasist loomaaed. Ei olnud, see oli Mart Puki lavastus väiksemale koosseisule ja omapärane. Eriti vahvad olid need klaasvidinad, mis ta kuskilt klaasitehasest välja uukis ja jah, see oli omalaadne tükk. Mul oli vist, kui tähtis on olla tõsine ja mingi tükk oli veel ja siis oli mul nimiosa näitemängus Clemens.
noh, see oli nimiosa selles mõttes, et ma mängisin ilma tekstita sugupulli seal mõõgat sarvede asemel ja igati uhke. Aga noh, oli mis oli. Ja pärast seda siis tuli Nukuteater. Sirmitagune elu, ei? Või ikka no sirmitagune ja teistsugune ka natukene ja sai seal Eulenspiegelit mängitud isegi täies elusuuruses laval ja natukene vist ka Nukuga, aga jah, tegelikult eks see lavakas ise ja see, mis sealt edasi tuli, see süvendas veendumust, et see amet ei ole siiski, kuhu ma sobiksin, ma ütleksin just siin, et kuhu ma sobiksin, sellepärast, et on asju, mis ei mahu, niipidi ega teistpidi. Seda võiks teha, aga ma ei oska paremini põhjendada. Selge, ei, põhjendus tõesti olemas ja vastu võetud. Vahetame teemat. Kummalisel kombel kuulud sa ühte kummalisse erakonda või oled sa selle kuuluvuse seisatanud, ma ei tea. Aga kui ma nimetan eestimaalaste radikaalne erakond, siis see ju ütleb sulle midagi. Ütleb küll, jah. Ütleb praegu ka. See on välja andnud 2 kena hundiraamatut, kus on sees need põhimõtted, mille alusel tuleks korrastada riigi majandus. Ma olen sügavalt veendunud, et Eesti Vabariik tuleb saneerida. Kui ma täna lugesin veel mingisugune pealkiri ja paar rida viskasin silmad üle, et riigi abi tuleb määratleda täpsemalt, siis mul tekib küsimus, mis asi on riik, kui tema armust võib elada rahvas, kelle tahteväljendus peaks olema see sama riik. Riik kui niisugune hakkab järjest rohkem, tähendagu see riik praegu mida iganes, eralduma nendest, kellele ta mõeldud on. Riik peaks olema tööriist rahvale, et oma elu korda teha. Aga nüüd tuleb välja, et riik võtab sinult ära ja annab temale natuke ja Eesti tahab Brasiiliasse saatkonda ja nii edasi. Kes kurat on see Eesti? Kui mina see ei ole ja ma saan lehest teada, et noh, Eesti tahab saatkonda ja Eesti tahab sinna maksta ja Eesti läheb Afganistani oma territoriaalset terviklikkust tagama ja nii edasi. Selge. Natukene nagu skisofreeniline on see värk, aga radikaalide hulka ma kuulun. Radiks, juur ja nii edasi. Hea kuule, te kuulete Kuku raadiot, mitte Nõmme raadiot ja oma poliitilisi seisukohti esitas praegu Kuku raadio külaline Margus Lepa. Vaata, ma pean aega, et seda ütlema, vastasel juhul arvatakse, et kuhu ma nüüd, mis raadiosse ma sattunud olema. Võima muutunud. Jah, mis ei välista sugugi, et sul ei ole mitte oma, ja kindlasti ongi oma Nõmme raadio andunud fännkond või kuulajaskond. Ma pean siin aega meelde tuletama, kes on siin hetkel kes ja ma võtan sind jätkuvalt kui külalist. Niisiis, kas eestimaalaste radikaalne erakond eksisteerib? Jah. Mitu liiget tal on see saladus? See ei ole saladus, avaldusi tuli tohutu hulk, aga erakond ei ole registreeritud. Avaldusi on jah, ikka 4-kohaline ja mitte 1-ga algav, aga päris täpselt ma ei oska käite koos, teete midagi, mõtlete, räägite üksteisega? Vaata, lugu ongi selles, et ega ei pea käima koos, kui käiakse koos juba. No nagu näiteks jääkelder, siis tulevad sinna need, kelle hulgas on kahtlemata laua üle, kes paneb kõik siis paika, mida keegi tohib öelda, mida keegi saab mõelda, kehtestatakse reglemendid, me levitame informatsiooni. Sest kui me võtame näiteks üks partei, iseenesest partei kui niisugune, kuidas on võimalik, et 2 parteid eksisteerivad, ma kasutan meelega võõrsõna, ühe põhiseaduse raames ja edendavad seda sama põhiseadust ja mõlemad vannuvad, et just nemad on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Heakene küll, võib-olla tahetakse teha mõningaid asju teises järjekorras, aga olgem nüüd realistid, parteid on ka parteijuhtide elukvaliteedi tagatised. Ja kui tulla parteide kõrvalt nüüd näiteks niisuguse tegelase juurde nagu Buda või minu pärast Jeesus või kas või Muhamed, siis kui suured olid nende PR-kulud? Kuidas nemad suhtusid valimistesse? Aeg oli mõnevõrra teine ka ja
no mis siis? PR-kulud ikka olid küll, jüngrid käisid ja leelutasid ikka No ei olnud ju. no ikka natuke oli. Palju siis, kellele maksti ja kes oli suhtekorraldaja? Oi, me ei tea, vaata, kõik seeklid ei ole piiblis kirjas peale selle kuulsa 33 ja ära ole nii kindel, et seal üht-teist ei makstud. Buda puhul ma ei oska muidugi täpselt Küsimus ongi mõttes. Küsimus on selles, mida me tahame teha. Ja kui praegu näiteks võetakse vastu üks või teine seadus, siis on meil ju õigus küsida täpselt samamoodi tuginedes põhiseaduse preambulile, et kas see seadus on ikka praegustele ja tulevastele põlvedele. Sa väidad, et meil ei ole demokraatiat? Kõige hullem on see, et meil ongi demokraatia, ainult mida tähendab demokraatia. Demokraatia tähendab näiteks seda, kui meil on täielik demokraatia ja oletame, et meil on 1 miljon inimest, siis 500 000 pluss 1 kehtestab oma tahte 500 000 miinus nii, ja nõus. Täiesti julmalt ja vähemusel ei ole õigust midagi öelda ja kui see ei ole vägivald, demokraatlik vägivald, mis see on siis? Ja 49% puhul võib see olla täiesti vägivald. Sinu ettepanek, kuidas peaks mitte ainult Eesti, vaid too sama demokraatlik jalajälg siis välja nägema? Praegustes oludes on seda küllaltki keeruline paika panna, sellepärast, et haaratakse kinni ühest teisest sõnast ja läheb kõva kisa lahti, aga põhimõtteliselt me peaksime ennast natuke rohkem harima. Meil on kole palju protsessi enda pärast. Kui me räägime haridusreformist, koolidest, siis see võib-olla kõlab natukene kummaliselt praegu, aga mis asi on jätkusuutlik haridus? Mis asi on konkurentsivõimeline? Kujutame endale ette, et me teeme ühes tehases jätkusuutlikke haamrivarsi, mis on konkurentsivõimelised ja mis sobivad siis raud-, puu- ja kummihaamritele. Ühel hetkel selgub, et me võiksime neid vorpida, aga meil ei ole neid kuhugi panna, eks ole? Margus, me mahutame haamrivarred järgmise saate esimestesse minutitesse, praegu on mul sulle ettepanek rääkida sinu teisest kaasatoodud muusikalisest palast, mis see võiks olla, ja siis pärast seda kohe haamrivarretest. Mu meelest peaks nüüd laulma hakkama Merka ja just nimelt sellest, kuidas demokraatlikus protsessis võetakse vastu meile kasulikke otsuseid. Näed, kui sujuvalt. Väga kena, laula meile Merka. Esmaspäev ei sittagi, teisipäev ei sittagi, kolmapäev ja neljapäev ei sittagi, reedel pole sittagi, laupäev pole sittagi, pühapäeval kah ei muutu sittagi. Jaanuar ei sittagi, veebruar ei sittagi, märts, aprill, mai, juuni mitte sittagi, juuli, august, september, oktoober ikka mitte sittagi, november ja detsember mitte sittagi. Parlament ei sittagi, valitsus ei sittagi, vallavalikogud mitte sittagi, 200 korda nulli pole sittagi, kui kusagil ei tehta mitte sittagi. Isamaa ei sittagi, RSP ei sittagi, kodanike komiteed ei sittagi, rahvarinne, demaride, rojalistid sittagi, kindelkodu, kristlikud ei sittagi. USA ei sittagi, Euroliit ei sittagi, SRÜ ja Venemaa ei sittagi, Aafrika ja Hiina, Irak, Hertsegoviina, ka Eesti pole muud kui mitte sittagi. Mina olen töötu ja sina oled töötu ja meie pole muud kui mitte sittagi, pensionärid kärban ja rahval hambad varnas ning abirahad kah ei maksa sittagi. Viin ei ole sittagi, rahustid ei sittagi, sletid ära veenil pole sittagi, piibel pole sittagi, kapital ei sittagi, suguühe kah ei ole sittagi. Saabuge
suitsetame teile piruka, mis pole mitte sittagi. Õpetage meile lootma ainult teile ja iialgi ei saa meist mitte hea kuulajad, te kuulete Kuku raadio külalistundi ja külaliseks on täna Margus Lepa. Mees, kelle hääl ja tegemine on eelkõige tuntud Nõmme raadio eetrist, aga mees on kõike muud ka teinud ja teeb jätkuvalt edasi. Andsin kergekäeliselt võimaluse, mitte võimaluse, olin rõõmuga nõus, et sa jätkad Aamrivartest. On see sinu kindel soov sellega jätkata või ma ega ta nii tähtis ei ole, lõpetuseks võiks öelda, et ühel hetkel, kui meil on palju konkurentsivõimelisi ja jätkusuutlikke, mida need sõnad ka tähendaksid, haamrivarsi, kummi, metall- ja puithaamrite jaoks ja meil ei ole neid kuhugi panna, siis hakatakse haamrivarsi kasutama innovaatiliselt, näiteks redelipolkadena. Ainult, et ongi asi paigast ära. See tähendab, et me oleme teinud ja ilmselt ka teeme siin riigis väga palju dekoratiivseid asju, mida tähistatakse väga kummaliste sõnadega. Jüri, sa ju mäletad, kes oli sinu lapsepõlves parlamentäär? Kapitulant, rahuläbirääkija. Vahelt rääkija valge lipuga kahe rindejoone vahel, jah. Ja pärast seda, kui tuli Ken-Marti Vaher, istub meil 101 parlamentääri, mis parlamendiliiget pigem. Omaette iroonia. Tema nimetab neid parlamentäärideks. Valesti vist nimetab. Parlamentäär ja parlamendiliige on natuke erinevad asjad. Minu meelest ka vene keeles on ta A-dega. Siis ta võiks veel klappida, aga põhimõtteliselt ta ütles selgelt Riigikogus, et parlamentäär on parlamendi liige. Ja iroonilisel kombel tal on ka õigus, sellepärast, et muidu meie sõbrad ei saaks meist aru. Selge. Aga parlamentääride juurest praegu pisut teise teema juurde, kuigi varem või hiljem lipsab see kindlasti meie jutuajamisse jälle sisse. Ma tulen tagasi sinu armsa Nõmme raadio juurde, ei karda sugugi teha ei konkurentidele liigset reklaami ega midagi, sest et me saame ju sõbralikult läbi. Mitte ainult meie kaks, vaid peaksime saama kõik raadiojaamad. Sa oled kusagil väitnud, et otsid Nõmme raadiosse jätkuvalt mõnusalt marutõbist kaaslast. Ilusti öeldud. Otsid ikka jätkuvalt veel või? No eks ma otsin, ma olen olemas, ainult et ega keegi naljalt ei julge tulla, sellepärast, et kui keegi tuleb, siis ta nimetab kõigepealt oma palgasoovi ja siis annab mõista, et ega ta tööd teha ei taha, kui ma talle jõle šefi muisa ei tooks, mille ta siis saaks käima panna ja rahvale lasta. Kas tuletungalt sa ei ole veel leidnud sinna, et ma teile siis pärast räägime ainult rahast? Ei ole? Ei ole. Neid peaks ju olema. Neid on, tegelikult neid natukene on, näiteks Tartu Hoiulainu ühistu poisid. Nad võtsid ette hakata tegema ühistusaadet. Praegu nad teevad seda ka Tallinna televisioonis, muidugi alati võib öelda, et kurradi kesikud ja vaata, kes nüüd ja ma ei tea mida, mis on ka omaette müstika, sellepärast, et kuidas on võimalik ühe põhiseaduse raames, heakene küll ma saan aru, et see on just see sama demokraatia, et mingi värdvorm riigi seisukohalt on vallutanud Tallinna ja vastupidi. No mis koht see niisugune on, aga Tartu poisid, jah. Andro Roos käib aeg-ajalt, kui tal on mahti, muide, ehmatavalt palju töötavad need poisid. Ma näen neid internetti ilmumas ja kadumas ka siis, kui ma ise öisel ajal seal käin. Näed, siis ikka on hingi ja mehi. Jah, on, aga muidugi me oleme ka kokku leppinud mõneti, et poisid, tegelege oma asjaga. Te olete noored, tehke Hoiulaenu ühistuga asjad korda, tehke need saated, tagage inimestele finantsharidust, et nad teaksid, millel tugineb maailma rahandus. Hetkel on ju praegu see, et vaata, riik ütleb, et kui riik ei või toetada rahvast rahaliselt, see on ju kõige julmemal kombel välja öeldud see, et me keerame teil kraani kinni, sellepärast et riik ei ole huvitatud, et teie normaalselt elate. Ja muidugi Tartu Hoiulaenu poisid on juurutanud ka Eesti veksli. Ja näiteks, kui sa peaksid astuma von Gleeni pubist läbi Nõmmel, siis seal võid sa arveldada Eesti vekslitega, neid punkte on veel, sa võid tellida takso ja maksta vekslitega, mis tähendab sisuliselt seda, et sinu nii-öelda ametlik raha on tagatis sellele, et sa saad sooritada tehinguid natuke odavamalt, kiiremini, elu ei jää seisma, sest veksel on kui pisikesele paberile kirjutatud, et mees on kulutanud nii ja nii palju energiat ja ta võib selle energia eest saada midagi, ta on märkmepaber.
mitte see, et kui mina annan nüüd ühe märkmepaberi sulle, siis sina oled saanud kasu ja pead meie kaunile produtsendile selle eest kohe maksma ja kui sa annad tagasi, siis peame jälle maksma, nii kaua, kuni sellest vekslist ei jää midagi alles ja meie kaunitel on saanud kõik endale. oi keeruline. Ja sellepärast ongi, et hoiulaenu ühistu tegeleb oma reaga, mina tegelen oma reaga, ma loodan, et kuulajate hulgas ei ole nüüd neid inimesi, kes on nii-öelda mõtlevad inimesed ja kelle mõtlemist me võime segada, vaid on aktiivseid, heas mõttes marutõbiseid, nagu sa ütlesid, kes reageerivad, mõtlevad need mõtted lõpuni ja hakkavad elama natuke teistmoodi, kui me siin võõrsõnadega pikitud demokraatias elame. Näed sa, leidsimegi praegu võimaluse üks sinu, kas põhitõdedest, aga vähemasti üks sinu postulaatidest välja öelda. Muuseas, me anname võimaluse ka kuulajale praegu sekkuda meie keskustellu, tõsi küll telefoni teile numbril 621-4646 jõuavad teie küsimused meie produtsendi kätte ja sealt loodetavasti ka meie ette lauale. Niisiis number teie jaoks ja kogu kuulaja kindlasti tuttav number 621-4646, külaliseks on Margus Leppa ja me jätkame siin Kuku raadios, mitte Nõmme raadios oma juttu edasi. Katsume siis jätkuvalt meeles hoida, et praegu on pühapäeva pärastlõuna ja tegelikult selle taustal meeldibki mul sinu käest küsida, kas sulle meeldib enda ümber teatud pinget luua. Sa oled, mulle tundub, sa oled pingestatud inimene ja leiad sellest ka teatava vaimutoidu tagasi. Sa selline rahulik veeslibiseja nagu ei tundu olevat. Niimoodi ta võib olla küll, igal juhul toonuse üle ma kurta ei saa. Toonus tulebki pingest, eks ole? Sa paned nagu 2 näppu seina, sinna pistikusse ja saad sealt särinat. Vaata, inimesi on mitut sorti ja kui ma tuletan meelde näiteks seda perioodi, kui ma töötasin kabarees või seda perioodi, kui me lavakas pauside ajal mängisime kabet, siis on need, kes mängivad teatud piirini edukalt, vägevalt ja siis ütlevad kõik, siit enam edasi ei saa, ma olen kaotanud või nii edasi. Mulle meeldis siis mängusid üle võtta ja mul on üks kord lavakas juhtunu meeles ja üks kord meeles, kui me mängisime laulude vaheajal Nikolai Samohvaloviga ka kadunud kabet. Ja Rein Ojaga oli just see, et ma leidsin agoonia mängus võimaluse ja saavutasin tulemuse ja teine kord oli see... Rein Oja oli su kursuse kaaslane, jah? Ja teine kord Nikolai Samohvaloviga oli lootusetu seis ja ma mõtlesin ja see on ainukene kord elus, kus ma ei ole suutnud oma rõõmuröögatust vaos hoida. Ma nägin, et kui ma annan 3, siis ma võtan laua lagedaks. Nii juhtus ja Samohvalov tõenäoliselt lõpuni arvas, et ma tegin sohki. Kuigi garderoobi kaaslased kinnitasid, et ei teinud. Sa ei ole oma elus sohki teinud? Kindlasti olen. Teadlikult ka? See oleks, aga loomulikult. Miks? Ju siis olud olid niisugused, et vaata, iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. No Vene sõjaväes ilmselt viilisid rohkem, kui Ustav seda ette nägi, aga see ei ole vist sohi tegemine, see oli vaenuarmee. Vene sõjaväes tuleb mõista Nõukogude armees seda, et korraldused võivad olla idiootlikud, nad on korraldused ja neid tuleb täita nii, et nende täitmisega kahju ei tekita. Tuleme tagasi korraks sinu näitleja tegemiste juurde. No ei ole ma näitleja. Ei ole ju, aga oled olnud lõpuks ka haritud näitlejana, vastava koolitusega näitlejana, oled olnud Salongteatris. Jah. Oli siis veel tore olla, kadunud Dajan Ahmetovi juhatamise all? Oli küll. Jälle kadunud? Oli küll, jah. See oli Molière'i naistekool. Ja sellega tegelemine oli täitsa panev. Ja Vanalinna stuudios oled ka osalenud? Vanalinna stuudios olin ma hetkeni, kui kadunud Juhan Viiding ütles, et ta ei tundnud mind lavalt ära, pärast seda teatati, et sellisele inimesele enam palgafondi ei ole, Karindi teeb sinu eest. Viidingu pärast nagu kaotsid koha või? No ta kiitis vale inimest. Jaa. Aha. Ja nagu sa tead, see on ka üks komponent, miks mulle teater ei meeldi ja miks mulle ei meeldi ka poliitika, sest muide, ma tooksin praegu kurioosumi välja. Ja, proovi. Jüri, kelle teenistuses sa oled Kukus? Kellele sa teenid kasumit? Sina, kes sa oled sündinud vist Venemaal represseerituna? Minu meelest üks omanikest on nagu Rootsi kontsern, teine on Iirimaa, pluss veel üks nomina sunt odiosa eraisik.
nii et tegelikult sa toodad oma tegevusega mind intervjueerides kasumit mitte Eesti riigile, vaid kellelegi teisele. Alati võib muidugi öelda, et kapitalil ei ole kodumaad, mille tulemusel meie kodumaal ei ole ka kapitali. Ma ei julgeks päris kindlalt väita, et oma tegevusega ma teenin välismaist kapitali. Noh, kui nüüd väga omanike ringi vaadates kuulajaskond on Eesti kuulajaskond. Ja kui ta tahab Kuku raadio lahti teha isegi täna, siis ta teeb selle lahti ja võib-olla saab sellest midagi. Mina näen siin publiku olemas. No seda nagu teatriski. Sa oled estraadi ka teinud? Kogu aeg teed? Kui seda niimoodi võib nimetada. No jah, võib-olla natuke liiga laiali valguv mõiste. Ühesõnaga, estraaditeatris laval peast enamasti sketše ette kandnud satiirilisi pamflette nii peast kui paberi pealt. Aastaid? Jaa, aastaid. Mida sa loed, kui sul vähegi vaba aega on? Või tegelikult ju ütleks veel õrritavamad, et mis sa sööd, et sa nii tark oled? Tänu lastetoale või nendele tingimustele, mis olid minu nooruses, lugesin ma vist 14. eluaastaks läbi seiklusjutte maalt ja merelt nii palju, kui neid oli. Maailm ja mõnda oli vist järgmine ja peab ütlema, et kui inimene on need raamatud läbi lugenud ja neist midagigi aru saanud, siis ülejäänud elus saab juba mitmeid asju kasutada. Võtta kas või saladuslik saar. Sa vaata, kuidas mitte millestki tehti midagi, kui vaja ka nitroglütseriini, et õhkida kaljusid. No nitroglütseriini saatis neile kapten Nemo. Ei, minu meelest nad kuidagi pidi seal, ühe komponendi vist, jah. Jah, ega paljal saarel ikka ei saanud selle värgindusega. Aga nad tegid selle asja ära. Ja. No olid ka mehed. Olid ka mehed. Üks haritumaid inseneri Põhja-sõjavägede esindajana üldse Cyrus Smith, eks ole. Aga enam-vähem selle poole peakski ju püüdma, et sul on posu teadmisi. Kunagi ma kirjutasin ühe teatmeteosekese pisikese poolparoodia 100 sigadust sõbrale. Ja sinna ma ei pannud mitmeid asju sisse, mis tuginevad näiteks 7. klassi keemia peal, koduste vahendite peal ja millega on võimalik teha ikka midagi niisugust, et õudne kohe. Ja. Hea tuttav Enn Vetemaa, muuseas kõrgema keemilise haridusega, ütles kord Muigelsui, kui ma eksi vist siinsamas saates, et ta teab väga lihtsatest komponentidest keemikuna üllatavalt ohtlikke lõhkeaineid, mida annab kokku segada peaaegu väetisest ja veel paarist asjast. Aga niimoodi ju sealkandis, millele sa vihjasid, asjad käivadki. Kus juures need, kelle vastu vahendid kasutatakse, hoolitsevad ise, et see vahend tuleks kohale, et oleks võimalik selle vahendi kasutamise eest kätte maksta. No õnneks ta ei avaldanud retsepti, vähemasti Kuku raadios. See on nii lihtne, 2 komponenti ainult. Just, seda ka, jah. Nii või teisiti, ega sa kibestunud tüüp ju ei ole? Mida see tähendada võiks? Kõige peale kuri, ma ei oska praegu kibestumise kohta paremat definitsiooni anda, kõige peale solvund, ütleme siis niimoodi vast, haavund, kuri, tige. Ma ei oska öelda. Kaudselt võib-olla ma vastasin sellele, et mõnedest inimestest on jätkuvalt kahju. Aga mis sulle lausa siirast ja 100% rõõmu teeks mingi tegevus, näiteks mingi kingitus, mingi lahke pakkumine, mis see võiks olla, mille puhul sa ütled, vaat nüüd olen ma positiivselt rahuldatud? Viimane elamus selle koha pealt oli umbes aasta eest Bahreinis. Kutsuti sinna ja näidati, mida üks pisikene saare riik teeb. Enne seda oli mul huvitav elamus samamoodi, ütleme niimoodi, et islamiga seotud Aserbaidžaanis ja nende asjade mõistmine ja selle tuleviku nägemine. Alati võib ju öelda, et tegelikult nad on niisugused, tegelikult on nad naasugused. Hiljuti lugesin ma näiteks Rahvusliku Teataja esiküljel ilusti pilt pandud John Kerry ja siis kas tõesti Ivan Julma järeltulija saab USA välisministriks või mis see oli? Vabandust, mis see Ivan Julm siia puutub? Kõik me oleme teoorias vähemalt Aadama järeltulijad, milles siis asi on? Aga see, mida ma olen näinud, mida ma nägin kas või seal samas Bahreinis, nende arenemist ja kõike seda, mis ei vasta absoluutselt sellele, kuidas kirjeldab meie meedia lääne allikatele tuginedes seda, mis seal toimub.
see tegi mulle tegelikult tohutut rõõmu ja natuke kummalise nurga all. Too näiteid. See nurk on see, et pärast Bahreini ma usun, et inimkond võib püsima jääda. See on kena usk. See on... Enne seda uskusid vähem või üldse ei uskunud? Enne seda, kui ma vaatan, mismoodi järjest rohkem dikteerib just nimelt raha valitseja meie igapäevaelu. Millised on, no tõesti jumal tänatud, kuigi ma ei taha jumalat nii pisikeste asjadega üldse töötama hakatagi, et praegu hakatakse aru saama, kuidas riik meid tegelikult maksustab, jutlustades samal ajal, et meil on kõige väiksemad maksud üldse ja mis blä seal tuleb. Käibemaksus käibemaksuni. Kui me jätame kõik aktsiisi sisaldavad ja muid asju sisaldavad maksud kõrvale, siis on tööjõumaksud 73,9%. Meil kirjutakse, ütleme niimoodi, et vaata, kus need jõhkrad kapitalistid matusebüroos, kui palju nad raha tahavad. Kurat, võtku palgafond on 20%, ülejäänu on kõik litsentsid, tulumaks, käibemaks, tea mis maks veel. Seega, ükskõik mida sa teed, on riik käppapidi vahel ja käsib näidata näpuga selle värdja peale, kes sind niimoodi nöörib. Ja kõigepealt muidugi riigimaksud, alles pärast seda, vaata kuidas sa hakkama saad. Kui me võtame meie armsa riigi, mis on meie tahteväljendus Maksuameti tegevuse, see on lühikene lõigukene, siis kui sul on firma ja sul on valida, kas sa maksad ära ruumi rendi, et sind välja ei tõstetaks, või riigimaksud, mida sa teed? Selleks, et sa saaksid raha riigimaksude jaoks, sa peaksid maksma ruumi rendi. Hoobilt või Maksuamet tõlgendada sind kui pahatahtliku maksuvõlglast ja praegu planeeritakse vist sanktsioone sinu isiku vastu. Sul on isiklikke kogemusi sellega juba? Ei ole. Äkki ei tule ka? Ei tule. Ütle, kas on ka mingi küsimus või mingi vastus, kus sa sõna riiki sisse ei too? Mulle tundub järjest rohkem, et sul on selle Eesti riigiga täiesti eriline asi ajada. Ühest küljest oled sa ju patrioot, ühest küljest oled sa eestlane. Jaa, ma eeldan küll, et eestlane ja... Mis riiki sa siis tahad, aga ärme nüüd väga tulumaksu peale lähme. No milline ta peaks olema ühe lausega öelduna? No mis tal siis viga on, ma tean, et tal on mitu viga, aga mis tal siis nii viga on, et see sind jätkuvalt errutab, et mitte rohkem... Välja arenemata... Äkki annab veel arendada? Eesti sisse tõmbamine Euroopa Liitu. Julm küll, aga ma võrdleksin seda titevägistamisega. Sest kui üks ala ei ole ennast veel välja kujundanud, siis ei saa lennata peale talle ülimuslike seadustega, mis annuleerivad ka põhiseaduse. Ja tõesti väga hea, et meie põhiseaduse preambul kui loomuõiguse akt jääb kehtima isegi siis, kui kõik paragrafid on põletatud. Selge. Meil on aeg praegu jälle muusikat kuulata ja katsu praegu kolmandasse muusikapalasse võimalikult pehmelt sisse sulanduda. Või on selles laulus ka paika pandud barrikaadid, revolutsioon ja riik kui mitte kõlbulik asjandus? Kahju küll, aga taaskord on olukorra ja poliitikute jätkusuutlik seisund. No kes see meil siis seekord jätkusuutlikkusest laulab? Kui ma ei eksi, Raigo Sõlg. Paar sõna temast võib-olla rohkem. Haritud inimene, oskab tantsida, laulda, jurist, filosoof. Ja tuleb midagi öelda? 2 kõrgharidust, ikka on. Kui inimene mõtleb, siis küllap ikka tahaks midagi välja öelda ka. Ja nüüd me selle võimaluse Raigole annamegi. Kuulame. Tuul ja õrnad tõukab paati, kas aeg on karjuda, et tõuseks ükskord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule, kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha, raha ees saab ameti ja mõistuse saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab litsiks, raha ka. Ei tõsta ruusikas ja kord majja löö. Ei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa
esmakordselt näitad, et on sulgi hääl. See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsaga siin. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha. Raha eest saab ameti ja mõistuse saab ka. Raha eest saab pitsid, raha eest saab litsiks. Au rahaga. Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinagana, trüdivad. Hei, vaata neid. Lõinagana, õgivad. Sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinagana, trüdivad. Hei, vaata neid. Lõinagana, õgivad. Te kuulete Kuku raadios saadet Kukul külas ja Kukul on täna külas jätkuvalt Margus Lepa, Nõmme raadio toimetaja, Nõmme raadio hääl, sest tapp võib mõnikord jääda petlik arvamus, et te olete jaamaga eksinud, te ei ole eksinud, te olete Kuku raadios ja me räägime julgesti ja vabal meelel ja keelel täna suuresti Nõmme raadiost lähtuvatest asjadest, sest nii kummalisel kombel on Margus Lepa ennast samastanud, ma arvan tahtmatult isegi, aga võib-olla ka tahtlikult, just nimelt selle raadioga. Sa oled raadiohääl, sa oled justkui nagu Nõmme hääl, ükskõik mis raadios sa siis räägid. See on minu arvamus, lükka see pärast ümber, kui tahad või mitte. Aga ma küsin, kunagi olla sa kogunud hokilitreid, kas see vastab tõele või bluff? See on niimoodi, et ma mitte ei kogunud, aga väga segastel põhjustel sattus mulle kätte. Sa elasid staadioni kõrval või? Ei, ma isegi ei suuda meelde tuletada, kus kohast keegi andis mulle igavese vägeva võrgu täie segaseid hokilitreid, ütles mul neid enam vaja ei ole ja niimoodi ja jäi mulle ja siis oli üks napsu võtmine minu juures ja keegi nägi seda võrku ja tead, kuidas silmad säravad, issakene, see on selle mängu litter, see on ju selle mängu litter, mingid kirjad peal, näed, siin on allkiri. Nii kui jänkid pesapalja koguvad. Ja ma kinkisin talle kogu selle pundi ära, sest asjad peavad minema sinna, kus neid on vaja. Minul seda vaja ei olnud. Mina mõtlesin, et võib-olla võtaks need hokilitrid, paneks klaver jalgade alla, et ei litsu põrandasse sisse või mitte midagi ei oska teha, eks ole. Aga õnneks ma ei teinud veel midagi drastilist, sest ei olnud hädavajadust. Selge. No väga hästi, et ära kinkisid. Keegi sai õnnelikuks või sai rahulduse sellest. Nii tulebki teha. Muidugi tuleb. Muuseas, väga palju küsimusi tuleb kuulajaskonnalt ja nagu sa võidki arvata, on need ikkagi samamoodi seotud sinu hääle tekitamisega ühes teises raadios, aga ma ei karda praegu oma peatoimetajalt siin õiendamist ja noomimist saada. Sul on sõnavabadus, paragrahv 45 põhiseadusest, tsensuuri ei ole. Jaa, vaba maa, vaba mikrofon ja olgu siis täna sinu kui külalise puhul rohkem Nõmme raadiost juttu üleüldse. Miks seda kuu aega kuulda ei olnud, kus on täpne aadress, millal ja kuidas sellega suhelda saab ja üleüldse anna tulla Kuku raadios? Jah, eks need probleemid ole niisugused, et selle kuuldavuse koha pealt ma ei tahaks sõna võtta, aga kui see küsimus siin tuli, siis ega ei ole mõtet varjata ka. Nõmme raadio kolis ära. Asusime Jaama tänav 1A krediidipanka kuuluva aktsiaseltsi Martinosa majas. Ja kui kolimine oli lõppenud, eks ta venis ka natukene ja siis antenn ja saatja jäid sinna hoonesse.
aga selle Martin Osa-Pealik jälle millegi pärast arvas, et nüüd me panime kaamerad püsti, kui te ebaseaduslikult sisenete majja. Tähendab umbes niimoodi, kui ma lähen juuksuri juurde, siis tal on õigus kutsuda politsei. Või umbes nii. See on samas majas, selles mõttes juuksuri juurde. Ja siis jäi see kola sinna ja siis tuli jõulude periood iseenesest, ma arvasin, et saan jõuludeks asja tööle. Aga ei. Meeletu venitamine ja targutamine väitis vahepeal teine, et meie arvutuste järgi teie elektrikulu on 110 € pluss käibemaksu eest kuus. No ma saatsin teile välja võtta novembrikuu arvest, et näed, siin on ilma käibemaksuta 11 eurot või 10, mis see oli. Et ei ole siin midagi arvutada. Mees pani komaga mööda äkki? Noh, eks ta jälle siuke totter positsioon, et seda ma ütlesin sulle ka, et teinekord on, et kui ülemus tuleb majja ja näeb alluvat, siis kuna ta on ka ebakindlas positsioonis, siis ta tahab kinnitada vähemalt endale, et ta on ülemus ja annab sulle erakordselt lolli käsu, erakordselt targa näoga ja läheb minema, noh, ta on ennast välja elanud ja umbes sama on selle Martin Osa värgiga ka. Praegu me saime selle raadioaparatuuri tööle, aga selgus, et nad on kõik laiali kiskunud, seal jupid laiali, eks see võib-olla kujutad ette, mida kujutab endast häälestamine, kui sul on igasugused helikaardid, värgid, sagedused, või juhe on lihtsalt seinast välja tõmmatud, antenni pistik oli puruks murtud ja ühesõnaga seal oli no praegu töötab. Praegu töötab jah, aga kuna vaata, asi on selles, et on olemas kindlustus ja igal asjal on juriidiline omanik. Nõmme raadio ei ole ju Margus Lepa, Nõmme raadio on osaühing ja ma olen siin viidanud ka, et meil on tegelikult küllaltki niimoodi seostatavad üksused ja teoreetiliselt peaks Nõmme raadio olema positsioonilt ühe teise ettevõtte tütarettevõtte või midagi, ma ei hakka selle peale ka rohkem loodus ja salli tühja kohta, kui sind üks päev näiteks, ma ei tea, mis põhjusel ei ole, ma pean silmas lihtsalt vaikid, kui ruttu leitakse Nõmme raadiole uus käivitaja, uus starter? Ma ei tea. Ma ka ei tea. Aga lugu on selles, et kui ma nüüd selle jupikese jätkan, siis ma teatasin politseile, et on vandaalitsetud Nõmme raadiotehnikaga, see on püha kohus, ei ole midagi parata, ma pean ju ka märgi maha panema, et mitte minu oma meelesegadus ei ole seda lammutamistööd teinud. Ja pärast seda sain Martin Osalt kirja, et arvestades teie käitumist, me ütleme teile lepingu üles, meil on see õigus. Nii et praegu on jälle kuu aja pärast tõenäoliselt peale lend. Või... Martin Osale ka ära pandud. Ei mis ära pandud? Eks tuleb vaadata, kuhu saab selle antenni kinnitada. Praegu me asume Kahra majas, Pärnu maantee 326 saab sisse Tartu hoiulaenu ühistu uksest ja sealt kaudu saab suhelda, aga selle maja katus on jälle niisugune, et kujuta endale ette, vana Kahra maja, sinna katusele panna antenn, see on võimalik, aga see ei ole ilus. Me saaksime kokkuleppele kõik, samas ega neid kohti nii väga seal ei olegi, aga küll me midagi välja mõtleme. Selge. Sul on ikka päris mitu ametit ja mõnikord üldse mitte loomingust lähtuvad. Mis küsimused seal veel olid? Nõmme kohta ma kõik ei mäletagi neid asukoha ma ütlesin palju. Ära, kui kiiresti leitakse uus, see on seotud selle küsimusega, et ma ise ju tahaksin ka mõnda marutõbist, kes viitsiks sellega tegeleda. Aga kes sel ajal raadiot tegi, kui sa Bahreinis olid? Sel ajal Raaduga. Ahah, masinmütta. Paljud asjad said ette tehtud ja kuna see oli niisugune periood aasta tagasi, et ei olnud seal nagu mingisuguseid olulisi sündmusi tulemas, paar asja sai prognoosina pandud ja üsna täpselt. Kuulaja tahab teada järgmisele suhteliselt pikavõitu küsimusele vastust. Margus Lepa on sündinud ühel päeval selliste meestega nagu Vladimir Putin, Raimond Valgre, Georg Meri ja Heinrich Himmler. Jah. Kui Margus saaks, siis keda neist ta kutsuks oma 60. sünnipäevale? Teatavasti on see siis 7. oktoobril, sul on aega mõtlemiseks ka päris palju. Kordan Putin, Valgre, Georg Meri ja Himmler. Ausalt öeldes ma olen nii erakliku iseloomu, kui mul oleks käsk kutsuda. Saksa keelt ma ei oska. Tähendab, seda ei saa arvestada. Himmleriga saaks ega kehakeeles hakkama. Ei tea. Vasta küsimusele. Võib-olla Putin. Sellepärast, et vene keelega ma saan kõige paremini hakkama. Meri, tema teost ma lugesin ja kuigi mõned ütlevad, et natuke nagu kuiviklik, minu jaoks oli seal väga palju mõnusat mõtlemisruumi. Himmleriga sa ei teeks tegemist?
ega ei ole nagu eriti midagi rääkida, saksa keel ka, noh võib-olla saaks mõnes teises keeles, aga Valgre tuleks tõmbaks akordioni? ei tahaks tülitada. Muidugi jah, loomulikult. Kuigi ta on mänginud seda laadi üritustel väga palju. Muudkui tuleb küsimusi, kuule edasi. Andres, märgusõna all Moosta 74. Tuleb meelde? Ilmselt mingi malev? Ei? Tervitab. Ja küsib, milline on Marguse elukreedo? Mainis ka lisaks, et tema vanusest, sinu vanuses, peaks seda juba öelda oskama. Katsu ilma tulumaksu ja riigita ja ilma haamrivarteta, palun. Oi jaa, vaata kreedo, see ju tähendab, et usun. Kreedo on usun. Ma usun inimmõistuse ja puidutöötlemise jätkusuutlikkusse. See on tore. On nad väga lähedased, justkui nagu Buratinol või? No ikka. Buratinoga tuleb mul meelde ilus vanasõna, et kogemustega rähn aitab Buratinol vabaneda ussidest. See on ohtlik asi, kui Buratino selle endale omaks võtab. Ja see on pidurdamatu. Nii ta on. Aga sa vastasid küsimusele, tõsi küll mitte veel kõigile, mis on tulnud, nüüd tuleb raske küsimus, õigemini raske vastus. Katsu seda siis olukorrale vastavalt ka vastata. 5 asja, mida Margus Lepa muudaks Eesti poliitikas. Lühidalt, täpselt, sul on see õigus praegu olemas. Ma ei suuda määratleda, mis asi on Eesti poliitika, sellepärast et põhimõtteliselt Eesti poliitikast lauliski Raigo Sõlg. Jagatakse raha, kõik rabavad, sest ainult siga ja buldooser lükkavad endast eemale, kõik tahavad, rahvas segab, riik elab hästi ja põhimõtteliselt küllalt tihedalt valitsus ju avaldab rahvale umbusaldust. Aga 5 asjast. Esiteks peaks meil olema põhiseaduse preambulile vastavalt natsionaalsotsialistlik ehk rahvusühiskondlik riik. See on üheselt seal kirja pandud, see on Eesti rahva, see on eesti keele ja kultuuri ja järelikult peaks riigi nimi rahvus vastutama kõige selle eest, mis riigis toimub. Himmler liigutaks kõrvu siin selle koha peal. Võib-olla tõesti. Põhimõtteliselt, vaata, kui ma tahaksin nüüd minna selle Himmleri ja Hitleri teema peale, siis ma peaksin kõigepealt 3 leheküljetäit teksti rääkima, millised mölakad ja kaabakad ja sead ja pätid ja kes nad kõik olid, aga nad tõstsid riigi üles. Ja kõige kuradim veel, et Jalmar Schacht, eks ole, tema ju mõisteti Nürnbergis õigeks. Nürnberg oli muidugi jälle niisugune, et sellest ei tasu rääkidagi. Aga ma olen kelle üle sa kohut mõistsid, see on veel siiamaale lahtine. Aga jätka asjadega, mis võiks veel muuta? Ja kui meil on rahvusühiskondlik riik, mis tagab meie keele ja kultuuri ja kõige muu arenemise praeguste ja tulevaste põlvede üldises kasus ja nii edasi, siis sellest tulevad ka kõik ülejäänud punktid välja ja järgmine punkt peaks olema, et see riik ei tohi areneda üle oma piiride, sest tahes-tahtmata üle oma vaimupiiride, eks ole? Ei, ma pean silmas pigem seda, et kui üks riik saab vabaks rahvusvahelise finantskägistamise käest, siis ta võib hakata niimoodi kasvama, et ta tuleb hävitada, sest ta ei sobi planeedile. See riik peab jääma kestma selles mõttes, et ta ei lähe liiga rikkaks. Võib-olla tasuks siin meenutada Kreutzwaldi kilplaste värki, kus kilplased olid kõikides maailma riikides kuningate juures nõunikud ja siis tulid koju ja otsustasid, et ei, hakkame lolli mängima. Kahjuks nad mängisid seda nii hästi, et hakkasidki nürinema. Aga võib-olla selline arengupidur. Kui me võtame praegu maailma finantssüsteemi, siis see on ju selleks, et inimkond ei areneks. Kui meile räägitakse, et ühe rahvuse baasil ei saa midagi teha, aga vaatame palun üksikuid suguharusid, vaatame palun Islandi poole. Nad oleks pidanud ju tänu sugulusabieludele ammu välja surema, aga igasugused tõved eks see probleem neil seal ole? Ei, kulla mees, vastupidi, igasugused tõved tekivad ju hoopis rasside ja niimoodi kaugema ristsugutamise läbi. Tuletame meelde, kust tulid taudid? No krantsid on ju tervemad kui tõukoerad. On küll, krants on krants, nad on siiski koerad. Aga kui me vaatame näiteks kas või igasuguseid rõugeid ja igasuguseid omavahelise kokkupuutumise tulemusel vallandunud tõbesid, Islandi peale ei nürinetud. Vaatame palun näiteks Eskimo suguharusid või eraldatud aladel elavaid, jah, pärilikud
igasugused haigused võimenduvad, aga nad ei võimeldu liialt, nad puhastavad ka elanikkonda. Aga segu tõenäoliselt on 3-4 põlve pärast suguvõimetu ja suhteliselt ka vaimuvõimetu. Ma arvan, et sa mainisid siin ära rohkem kui 5 põhjust, mida peaks Eestis muutma, või ma kappan küsimustega edasi, meil on aega suhteliselt vähest, üks lugulaul tuleks ju veel ette kanda. Ütle, kas sa kahetsed ka midagi? Ei kahetse, asi selles, et eks me kõik teeme vigu ja eks me nende vigade eest saame oma litaka kätte ka, mitte et see on nüüd kauplemine, et ma olen selle eest laksu ära saanud ja me ei tea kunagi, mis on mille vastu hea, kui me võtame kas või Roald Dahli ilusad lood kogumikust Musi Mopsti, siis tema oma õuduses ju kirjeldab ka, kuidas väga raske sünnitus tuleb ja eelmised lapsed on ära surnud ja issand jumal, kuidas me palvetame ja siis otsustas härra Hitler panna oma pojale nimeks Adolf. Ta sündis pärast pikki pingutusi. Me võime muidugi öelda, et Hitler oli koletis või ei olnud koletis, vaatame, kuhu poole poliitika pöörab, aga me ei tea kunagi neid seoseid. Kui keegi tapab kellegi, siis võib-olla ta hoiab sellega ära midagi väga tähtsat, me ei saa iial seda teada. No 200 aastat ikka veel koletis on, aga siis läheb asi Džingis Khani fluidumi peale ja Napoleon. Või Napoleoni peale. Kui sa rantjee oleks, küllap sa tead, mis see tähendab, ütleks sa siis teeksid ka Nõmme raadiot? No oleks eluaegne pension, korralik pension, no mitte väga, muidu rikas läheb lolliks kätte, aga no niisugune, et sa vabalt oma perekonnaga rahulikult ära elaks, ei peaks lugema ei senta ega muud bensiiniliitreid. See on keeruline küsimus. Inimesed on võimelised muutuma väga kummalised. Näiteks Koit Pikaro ütles Nõmme raadio otsesaates ükskord, et ega noor või nõrga närvikavaga inimene ei tohi Riigikogusse sattuda. Poole aastaga on ta jäädavalt rikutud. Ma ei tea, kuidas see võib mind mõjutada. Rantielus, ehk siis see pidev ülal peetavus, kui nii võtta. Jaa, sest näiteks ma nägin kuskil, et mingisugune 27 miljonit on võimalik võita loteriiga. Aga see rikuks ju ära see on ohtlik raha. Absoluutselt kõik. See rikuks su järgmised põlved ka ära kuni selleni, et nad on lollid ja kerjavad kuskil. Ja see on kõik ainult raha võimu pärast, sest me ei ehita midagi püsivat. Kullassapa tänaval ma elasin majas, mis ehitati keskajal, 1400 midagi. Ta püsib. Tänased majad on ju viimase liisingu makseni ja siis koš. No nii on ka need mõeldud. No jah, süsteem on selline. Aga väga halvasti on mõeldud. No aga auto garantii aeg on ju ka ainult selleks mõeldud, et ta garantii vastu peaks ilma remondita ja siis hakkab asi pihta. See on loomulik majanduslik käik, aga mina ei ole selle... Võimaldama müüa tagavara osasid hirmsa hinnaga. No võt umbes niimoodi, jah. Ütle, kuidas sa suhtud sellisesse kõrgesse olevusse, kes meid kogu aeg sealt ülevalt pilve pealt vaatab ja see ei ole maksuamet. On ta sinu jaoks olemas ja kui palju? Siis Jumal ise. Jumal ise on põhjus. Miks me oleme ja põhjuseni me ei jõua mitte kunagi, sest lõppude lõpuks igal põhjusel on oma põhjus. On ta siis või ei ole? Aga me oleme ju olemas. Meie oleme. Ja Jumal ei ole kindlasti mingisugune koomiksi tegelane, ehk küll ka väga paljud kirikujutlused käsitlevad piibli sündmusi kui asju, mille vastu ei tohi vaielda ja mis on siiski küllalt koomiksilikult, isegi mitte tähendamissõnana, vaid just halvas mõttes koomiksilikult. Mõnele on tarvis lihtsalt niimoodi asi ära seletada. No usk on rumala jaoks kuriteo vahend. Sinu tsitaat või leidsid Aristoteleselt jälle? Ei, praegu tuli pähe. Päris hästi öeldud, jaa. Tuleme tagasi veel korra sinu ühe tegevuse juurde, mille puhul sellisega lausa paberid käes on ja see on kokandus. Oled sa niisugune söögitegija mees ka? Ega eriti ei ole ja ega ma, eks midagi saab aeg-ajalt ikka teha, näiteks Kiievi kotlet ja siiamaani see on raske asi. Ei ole. See on tegelikult väga kerge. Sa loe mõned read läbi. Ja kokandusest nii palju, et oma värstunud kirge kokanduse vastu väljendan ma gurmaani minutites, mida igaüks võib kuulata. Need on raadios ja need on ka Nõmme raadio kodulehe pealt meediapangast alla laaditavad. Anna sa seal retsepte ka? Need ongi retseptid, kuidas valmistada näiteks latimeerijat ja... Latimeerija on üks väga ohtlik kala, kui sa sellest teed, sa lähed kinni. No võib küll olla, aga ega see ei tähenda, et me ei tohi teada, kuidas seda teha siis. Eks ole, ega sa ei pea seda tegema. On äkki mõni süütum tooraine ka?
mingi Aasovi pusanokk oli seal ja sihukesed. Need on muidugi loomulikult teatud vihjiga, isegi mina oma naljavaesuses saan aru, et sa irritad kedagi praegu latimeerijat ei tohi süüa, sest ta on liiga haruldane kala, ei väsima kordamast. No, võib-olla see sinu pusanokk on ka liiga haruldane lind ilmselt, jah? Ei, ma ei teagi. Ta vist ikka ka, kui ta on Aasovi meri. Jah, siis ta võib olla kala. Võib-olla küll. No aga lihtsamaid asju kamajahust midagi. Ei, seal on üldiselt küllaltki komplitseeritud, ma ei tea, kas seal tuvidega täidetud siil ka kodus teed süüa tuvidega täidetud siili? Ei tee. Keegi teine teeb? Noh, eks vahelduva eduga, kes, kus, kuidas. Sa oled ikka ju pereinimene muidu? No jah. Noh, see jäi praegu peaaegu nagu kõrvale lapsi ja puha ja noh, jah. Palju? Üks pisike, 1,5 meetrit, 13-aastane on hetkel kodus. Ja keegi veel? Mis mõttes? Lapsi? Tütar peaks olema Inglismaal. Mis ta teeb seal? Elab ja ilmselt, lugesin hiljuti, keegi kirjeldas, et ta iial ei tuleks Inglismaalt ära, sellepärast, et tema sotsiaalsed tagatised on niisugused, et ta peaks olema loll, kui ta sealt ära tuleb. No vaat see viib jälle ikkagi selle sama riigi juurde. Mis tähendab kodakondsus? Kas see tähendab, et kui ma saan selle riigi kodakondsuse, see riik on kohustatud mind üleval pidama? Või, nagu Majakovski, gражданином быть обязан, ma olen selle riigi kodanik, ma tahan teha, et see riik oleks hea ja elamisväärne. Sina ju tahad teha? Mina tahaksin küll, ma pigem oleksin kodanik kui kodakondne, kes on manuline, kellel on vaja ainult riigi pakutavat minu arvelt. Mitte, et ma kade oleksin, kui ta seda tõesti vaja on ja ma ei ole ka rassist, aga samas, kui ma näen külma ilmaga neegrit tänaval, siis ma küsiksin kohe, nii nagu ma küsisin lätlase kohta, et kus on lätlase koht? Lätis? Sest kes pergel peaks olema lätlase asemel Lätis siis, kui lätlane siia tuleb? Sa paned piirid paika. No muidugi. Ainult nii on võimalik väärikate inimeste riike. Ja, omal tütar Inglismaal. No elu. Ega ma teda sellepärast nüüd maha lööma hakka. Igal inimesel on oma vaba valik. Ja kui sina näiteks tunneksid huvi araabia kultuuri vastu ja läheksid kuhugi ja hakkaksid regulaarselt mošees käima, ega sa sellepärast mu jaoks halvem ei ole ju. Kuigi ausalt öeldes usu küsimustes ma mõtlen, pühakodades käimisid ja kõik need, ma olen kaunikesti impotent, ei hakka külge. Mõelda nendel teemadel võib, eksida võib. Millal sa nüüd jälle Nõmme raadiosse jõuad? Ma teen jätkuvat reklaami sinu koduraadiole seal, et sinu häält sealt edasi kuulata saab, sest meie saade hakkab paraku pikka mööda lõppema. Esmaspäeval kohe ja Harri Raudvere tuleb ka. Millest ta räägib? Tõenäoliselt võtab ta ette oma toreda elektriarve. Vaata see pörsetamised ja värgid, mis siin selle elektriga on, kus muud kui aga vaba turg ja kõik on tore ja meie ei tea midagi, teie valige. Hea küll, riskianalüüse ma tahtsin 2 ministeeriumilt, kas te olete teinud mingi riskianalüüsi, te ütlete, et tõstate arstide palkasid, kui elektriarve hüppab üles, te ei tõsta mitte midagi. Ei see ei käigi meie kompetents ja siis saadeti mulle vastuseks ministeeriumides sisuliselt ajalehe väljalõikeid ja pealkirju ja sisukatkeid, nad ei tea midagi. Isegi avaliku teabe nõudele nad ei suutnud vormi kohaselt vastata. Miks ma peaksin niisugust riiki armastama? Ma loodan, et see oli sinu tänase sõnavõtu lõpulause, muidu ta väga liiga klausliks, sa ju armastad tegelikult oma riiki. Ma armastan seda maad, aga ma ei armasta seda korda. Sellel maal on praegu üks ainus riik. Jah, aga see, kuidas riigiaparaat töötab, see ei ole minu jaoks normaalne. Aga sa ei lähe, olen optimist. Sa ei lähe Lätti elama, sa ei lähe Inglismaale elama, sa ei lähe Araabiasse elama, sa jääd siia. Vanakaru ei õpi tantsima. Nii ta on. Kuule, meil on veel viimane lugu tulemata, ütle, mis asi see võiks olla ja mille nimele, kuigi ma miski pärast aiman, aga ütle sina ise. See lugu on optimistlik. Nii? Me elame veel. Ikka ja õigesti, ainult et kurb küll, aga põhjaeestlane on niisuguse hullu kõrvaga, et võib-olla ta ei pruugi kõigest aru saada. No äkki saab, igal juhul aitüma sulle, et sa selle laadi muusika kaasa tõid, aitäh, et sa külla tulid, sinuga oli väga värskendav, väga põnev ja väga huvitav vestelda. No, tänan sindki kutsumast. Ja aitäh, et veel kord, et tulla said ja et Nõmme raadio pidi praegu masinavärgi sinu asemel käivitama. Aitüma veel kord tulemast, aitäh, see oli Kuku raadio külalissaade ja külaseks oli Margus Lepa ja nüüd elame veel!